okeilt minu meelest, et asi, mis mulle väga meeldis, oli see, et me saime kohe alguses ennast käima ja tegime vahe sisse. Kaitselauas küll natukene põrusime mängus, aga muidu oli okei. Muidugi oli ka treenerile see suur väljakutse, sellepärast et nädalavahetusel on ees tähtsad mängud U18 ja paljud mängijad ei saanud väga palju mängida, et oleks värsked jalad ka nädalavahetusel. Tänases mängus noored mängijad näitasid head energiat ja peaaegu terve mängu suutsime seda energiat hoida. Natukene jäime hätta lauavõitluses ja kogemuse puuduse tõttu mõningate lihtsate situatsioonide lahendamine oleks võinud olla natukene parem. Esimesel veerandil me suutsime vastasega enam-vähem võrdselt mängida. Hea algusega saime tegelikult hea emotsiooni üles ja ma usun, et see aitas tervet seda mängu lõpuni kesta. Mis on probleem muidugi selle mängu juures on see, et tänasel mängul ma pidin jälgima kuue mängija mänguminuteid, et neil on homme-ülehomme 3 mängu. Sellest tulenevalt mõned käigud olid võib-olla pealtvaataja jaoks mitte mõistetavad, aga tulenes sellest, et U18 võistkond mängib siis homme ja ülehomme 3 mängu. Esimesel veerandil me saime enam-vähem hakkama lauaga, jäime hätta, aga hea resultatiivne rünnak tagas selle, et me olime mängus. Teisel perioodil natukene energia langes ja ütleme niimoodi, et kaitsest tuli suhteliselt kerge eksimusi sisse. Poole kokkuvõttes tegelikult me kaotasime laua juba päris suurelt, üle 10 laua oli lauapallide vahe. Vastaste 2 meest olid võtnud selleks hetkeks 10 ründelauda. Et see on nüüd koht, kus me saame kindlasti juurde panna. Teisel poolajal mängisime jätkuvalt sama mängu, mis me mängisime. Kaitses saime paremini hakkama, lauapallidel saime ka paremini hakkama. Proovisime teatud liikumisi, mida me võib-olla treeningutel pole kasutanud. Ja ütleme päris lõpus siis, kuna osade mängijate mänguminutid läksid väga suureks, et siis lihtsalt enam nagu jaksu ei olnud mängida. Ma ei tahtnud ka neid U18 poisse väga kurnata ja sellest tulenevalt see mänguseis võib-olla, kes mängu jälgis, ei vasta mängukäigule. Tervikuna ma näen selles võistkonnas head perspektiivi potentsiaali, et kes nüüd mängu nägi, et selle võistkonnaga kannatab mängida küll. Aitäh! Järgmine mäng on juba järgmisel nädalal ja see on kodusaalis. Tulge kõik saali ja tulge kaasa elama.